hommikus. Tere hommikust, kallid televaatajad! Teie vaatate TV3 ja Võidustuudio viimast hommikusaadet seega. Mina olen teie saatejuht Kadi. Enne kui mängu peale käime, tutvume ka mängureeglitega. Kindla peale pead olema vähemalt 18 aasta võrra noor või vana, vähemalt elukogemust selle võrra omama. Pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2,50 € ka siis, kui siin stuudioliinile valita. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Allekraanil jookseb alati terve saatejooksu mängureegleid, kuid kõige paremini on kõigest lahti seletatud meie veebilehel, milleks on www.voidustuudio.ee. Auhinnafondi on laekunud viimase hommikusaate Võidustuudio puhul siis 300 € juba ja ülesandeks on leia ümbrikust loomariigi esindaja. Sinna on peidetud üks loomariigi esindaja, mis on võimalik üles leida siis seda püramiidi jälgides ainult neid tähti kasutades, kas või korduvalt võid tähti kasutusele võtta, aga peaasi, et õige vastus, ümbrikus olev vastus, tead, et on ainult neid tähti kasutades. Sinna kirjutatud, kes aga ütleb mulle, millise loomariigi esindaja leidsid sina? Neid tähti kasutades siis vali kiirelt välja 9 00 10 20. Kui oled esimene helistaja, kes arvab õigesti ära, mis seal ümbrikus on, siis on 300 € hea võimalus mulle sinu poole teele saata. Kes teeb väikest vahetuskaupa? Mõnede hääled on teie omad juba kusjuures tuttavaks mul siin saanud juba selle ilusa poole aasta jooksul, aga kes on meie esimene helistaja? Tuletan meelde, et võite ka korduvalt välja valida 9 00 10 20, siis on parem võimalus liinile saada, kuid üheainsa kõnega keegi teenib endale 300 €. Üheainsu vastusega ja see üks ainukene vastus on siis senikaua seal õige vastus ümbrikus peidus, kui keegi selle mulle ette ütleb. Üks loomariigi esindaja, kes on meie esimene helistaja, kes loodetavasti võidab esimese kõnega juba 300 €. Meie mängime ainult täisealistega, aga lapsed võivad kaasa aidata, kes pakub esimesena midagi välja. Üks vastus, üks helistaja, üks kõne on seega tarvis teha. Mitte miskit peidus ei ole, vastus on püramiidis, kusjuures üks ilusamaid värve maailmas, sellise sinise ja valge kombo siis. Kes aga leiab nendest klotsidest sealt kõige kiiremini? Ühe õige vastuse, üks õige vastus on puudu. Ärge öelge, et teil pole ühtegi vastust. See, mille leidsid sina sealt, võib-olla ongi see just see, mida meie täna siin Võidustuudios otsime. Kõik on võimalik siin elus. Ma loodan, et teil on hea hommik ja hea mänguvaim ka sees. Mänguvaim on sees kellelgi küll, aga kes pakub, kes helistab? 9 00 10 20. Ainult helistades võite võita ja ainult neid tähti tuleb kasutada. Ainult neid tähti. 300 € on tõepoolest harukordselt suur summa auhinnafondis. Ehk on see selle puhul, et viimane reede siis puhake kenasti suvel ja keegi teenigu enne suvepuhkust endale 300 €, siis on mida laristada, aga üheainsa kõnega, üheainsa vastusega see ju saab toimuma ainult sel juhul, kui helistad 9 00 10 20. Sedamoodi me ülesannet ei lahenda, aga kõik vastused, need ma kirjutan siia tahvlile. Ma loodan, et ei pea ühtegi kirjutama sinna, et oleks õige vastus kohe olemas. Sooviksin 1 minutise kella siia, 1 minut käima, 3 2 1 0. Nii, 59 sekundit on seal alles kellas järgi jooksmas aega, aga kes jõuab selle aja sees liinile, kellel on see esimene pakkumine hommikul vara juba käes? TV3 Võidustuudio, mina Kadi, ootame siin, kes jõuab 300 € jahile täpsemalt 45 sekundi jooksul. Tuleb välja valida 9 00 10 20, kui soovid jahtida seda 300 €. Ühe loomariigi esindajaga. Ärge päris looduses neid jahtige, ainult meie mängus palun. Kasutage ainult neid tähti, ainult neid tähti. Võite küll aga korduvalt kasutada, korduvalt võite ka helistada 9 00 10 20. Peaasi, kellegil on üks vastus nendest tähtedest siis kokku pandud. 22 sekundit on kellas aega, nüüd on asjaga kiire, aga kes on see meie võitja täna? Oi, 15 sekundit on kellas aega, 300 € endiselt seal, seega ootan sinu kõnet. Kes on meie esimene võitja täna? Kes võidab 300 €? 8 sekundit on kellas aega ja nüüd siis on asjaga kiire. Ootan, kes jõuab liini pidi ühendust saada, kell läks 0 ja nüüd ma loodan, et keegi on liini pidi peatselt seal.
õige vastusega. Vähemalt vastusega, mis on neid tähti kasutades võimalik üles leida üks loomariigi esindaja, mis on väärt 300 eurot. Kes on see teadlane? Looduse teadlane siis võib-olla selle saate puhul ole meie 300 euro auhinnafondi endale välja teeninud helistaja. 9 00 10 20. Ootan pikki silmi. Kelle häält kuulen, kelle vastuse puhul kisun õige vastuse ümbriku lahti. 300 eurot on suur raha. Selle nimel tuleb päeva näha, vaadata neid tähti. Vaadata neid tähti nii kaua, kui üles leiad sealt ühe loomariigi esindaja. Mis peidab seal? Mis peidab vastus ümbrikus? Sama vastus on teil silmees. Sinu silmees on see vastus, mida meie otsime, mis on seal peidus. Kes aga pakub esimese loomariigi esindaja? Üks on ümbrikus peidus ja üks helistaja on puudu meil. Endiselt on auhinnafondis 300 eurot. Vastus on silme ees, kallid televaatajad. Kuidas nii vaikne reede hommik? Võimalus on ühe ainsa kõnega endale teenida ju 300 eurot. Üks vastus on puudu. Palun tee niimoodi, et ma seda tahvlil üldse ei kirjutagi, vaid sul on õige vastus teada ja kisun ümbriku lahti ja käin sulle välja 300 eurot. Kuidas on vaiksed liinid, aga kallid televaatajad, kui on vaiksed liinid, siis on sinul paremad võimalused liinile saada 300 euro jahile. Võta telefon kätte, vali välja 9 00 10 20. Oleme esimene helistaja ja ma tõepoolest loodan, et see on just see loomariigi esindaja, mida meie täna otsime. Ümbrikus on ta peidus, aga sinu silmees ekraanil olemas. Ja ma loodan, et kui sul telefonis on akut endal vanust vähemalt 18 aasta võrra, siis otsusta täna meie viimasel päeval mängida 9 00 10 20. Kes teenib endale suveks natukene tagavara raha, siis 300 eurot selle võrra unistusi saab täide viia. Kui helistad nüüd 9 00 10 20. Kes peatselt ütleb mulle selle vastuse? Ühe loomakese. Kasutage siis ainult neid püramiidis olevaid tähti, ilusat värvi siniseid tähti. Korduvalt võite neid ka kasutada, aga korduvalt võite ka helistada. Hallo, kes on meie õnnelik esimene helistaja täna? Tere hommikust! Tere hommikut, olen Aime ja pakun Gnu. Vabandust, ühelge palun uuesti see vastus. Glu on, kontrollime üle, kas on õige vastus. Ei olnud, aga hea pakkumine, aitäh, hea pakkumine. Glu, kirjutame ülesse. €350 ja nüüd ma pean tõdema, ma ei ole kindel, kas see vastus on niimoodi kirjutatakse. Glu, ma ei ole kõige targem inimene, aga raha oskan välja jagada. Kes aga teab öelda, milline loomariigi esindaja peidab ennast meil seal ümbrikus? Tahvlil on üks õige vastus, ümbrikus peidus ja üks vale vastus. Ärge Glu looma siis pakkuge, ükstapuha mis muu. Mingisugune loomariigi esindaja. Ma tõepoolest ei tea, kuidas see kirjutatakse. Häbi tunnistada, aga peaasi, et sina leiad sealt ühe loomariigi esindaja. Kas te tõepoolest ei leia? Seal on keerulisi tähte võib-olla täna siis sees. Nii, leidsin vähemalt ühe üles ja kui sina ka leidsid, siis ära palun oma teada vastust hoida. Minutil on kell käima, selle aja sees siis ootame sinu kõnet, kallis televaataja, siia, kes leiab sealt ühe loomariigi esindaja. Seal käib, kell jookseb 53 sekundit alles aega, aga 350 eurot on sinul võimalus võita ühe ainsa vastusega. Kui leiad üles sealt neid tähti kasutades mingisuguse loomariigi esindaja. Tähed on täiesti sigrimigri, pahupidi täiesti, aga võtta seal ükshaavalt tähti välja, tiri paberile, kirjuta üles, vaata, mis loomariigi esindaja saad kätte. Siis üks kõne, tee siia poole ja ütle see üks loomariigi esindaja. Ma loodan, et see on just see, mida meie täna otsime. Kuna see on väärt 350 eurot, siis ära palun oma teada vastust hoia, kuna ainult helistades on võimalik võita 350 eurot ühe ainsa kõnega ja 16 sekundit on kellas aega, seega keegi ühendatakse, ma loodan küll, et selle kohe peale seda siis siia otse eetrisse. Võidustuudiose, hallo, ilusat hommikut, kes on meie õnnelik helistaja seal pool liini seekord? Tere. Pakume põder. Põder, kontrollime üle, kas on põder. Hea pakkumine, aga kahjuks ei olnud täna põder. Täna ei olnud põder, aga kirjutame tahvlile. Aga kallid televaatajad, kas teil rohkem raha meeldiks? 400 eurot näiteks. 400 eurot auhinnafondi. Kena summa.
veelgi parem kui eelmine 400 eurot, kui mahub rahakoti vahel ära ja sul on mingi vastus olemas, mis ei ole põder ega kluu. Tegelikult ma arvan, et kluu on ühe U-ga. Ma ei ole kindel. Aga peaasi, et neid tähti on kasutatud, üles leitud mingisugune muu loom peale kluu ja põdra. Hallo, kes see õnnelik kolmas helistaja täna hommikul seal Pauliini, tere hommikust! Tere hommikut, olen esimene helistaja, aga teil on nime valesti, ma ütlesin GNU, G nagu Georg, ja N nagu Narva ja 2 U-d. GNU, no aitäh parandamise eest, ma kirjutan uuesti, aga nüüd te võite uue vastuse öelda. Kuna nüüd olete juba liini pidi seal uuesti. Palun öelge, mis te nüüd pakute? Vähk. Kontrollime üle. Vähk. Kas on vähk? Vähk. Ei olnud vähk kahjuks. Ei olnud vähk. Nii. Esimene helistaja parandas minu apsaka. Aitäh teile, Aime. Aitäh, nüüd teame, et see oli õige vastus. Tähendab vale vastus, aga hallo, mis tahtsid öelda? Kes on meie õnnelik helistaja seal Pauliini seekord? Meie 4. Tere, minu pakkumine on Mäger. Mäger, kontrollime kohe üle, kas on Mäger. Hea pakkumine, aga kahjuks ei olnud Mäger. Aitäh pakkumisest, aga proovige uuesti. Kirjutame üles Mäger. Nii, kallid televaatajad, 450 eurot auhinna fondi, meile meeldib rohkem raha sära, rahakoti vahel teil seal peatselt, kui on telefoninumber peas või vähemalt välja valitud 9001020. Vastust on ka muidugi tarvis. 1 loomariigi esindaja, mis on ümbrikus peidus, kes arvab ära, kes teenib endale ühe ainsa kõnega 450 eurot. Viimane hommik mängida, kallid televaatajad, kasutage seda võimalust, siis on suvel midagi rahaga pihta hakata, näiteks 450 eurot selle võrra unistusi täide viia. Mis te pakute, aga ärge pakkuge mulle põtra, knuud, vähki ega mäkra. Jah, mäkra. Ei, ärge pakkuge seda ka. Ei mäkra, vähki, knuud ega põtra. Ükstapuha, mis muu. Põder, gnuu, vähk, mäger. Need on ainuksena jõudnud tahvli, aga seal on ju ometigi rohkem neid. Tunduvalt rohkem on neid, aga kes vaatab valmis need tähed? Tähed on kõik sigiri-migri. Kirjutage paberile kas või mitu varianti, aga ühe kõne jooksul üks ainukene vastus ja seega jälgige tahvlit. Tahvlil on kõik valed vastused. Kui on sinu vastus juba ette öeldud siia võidustuudiosse, siis sul on seal selline list tehtud, kust sul on leitud siis kohe järgmine vastus. Ehk hallo, kes on meie 5. õnnelikuks helistajaks seal Pauliini? Tere, pakume Ilves. Ilves, meie kontrollime kohe, kas teie Ilves on õige. Kahjuks ei olnud Ilves, aga kirjutame tahvlile. Ilves. Aga kallid televaatajad, 500 eurot sai patsutatud auhinna fondi. 1 loomariigi esindaja endiselt puudub. Gnuu ta ei ole, põder ta ei ole, vähk ega Ilves ega mäger ka mitte. Mingisugune muu. Neid tähti kasutades on kallis televaataja sinul võimalik üles leida. Vaata neid tähti hoolikalt. Ja vaata ka ekraani selle võrra, et vaata, mis seal tahvlil toimub, kuna tahvlil on kõik valed vastused. Nendest raha välja ei käi. Vastus on teil silmees püramiidis. Tähed on ainult sigri-migri. Paigaldage need tähed kuidagi moodi õigesse järjestikku ja siis on kindla peale. Ma vaatan juba. 1 looma vähemalt puudu, mille minu silmad juba üles leidsid ja ma ei ole kõige targem inimene ega osavam küll mitte, aga teie olete. Keegi arvab ometigi ju ära 500 eurose vastuse. 500 eurot on väärt see vastus, mis meil on seal ümbrikus olemas. Aga sina oled meie helistaja, kes selle endale teenib, kui on välja pakkuda 1 helista. Hallo, kes on seal Pauliini õnnelik helistaja? Seekord meil tere hommikust. Tere hommikust, kes seal Pauliini ja mis on meie õige vastus? Hallo, kas te kuulete, olete võidustuudios? Ja, ma kuulen. Tore. Kes te olete ja mis on meie õige vastus ümbrikus olemas? Lehm. Lehm, see oli just see, mida ma ootasin, aga ma ei tea, kas on õige vastus. Kontrollime, lehm. Ei olnud kahjuks lehm, aga mina oleks pakkunud ka lehm. Väga hea loom on lehm. Ma lausa armastan lehmi. Nagu ka kõiki teisi loomi. Aga kallid televaatajad, 550 auhinnafondi, kuna meile meeldivad suuremad summad. 550 sinna. Kas saame rohkem raha? Paikades ehk ikka.
ärge siis pakkuge tahvlil olevaid loomi. Seal on põder, gnuu, vähk, mäger, ilves ja lehm. Aga mis on puuduolev vastus, kui sinul on leitud mingisugune loomariigi esindaja? Ükstapuha mis, neid tähti kasutades anna endast märku ja keegi kuulis sõna. Halla, tere hommikust, kes on meil õnnelik helistaja ja Pauliini seekord? Pakun lendorav. Lendorav, kontrollime üle. Pikk vastus. Ehk on õige, loodame. Kahjuks ei olnud, aga hea pakkumine. Huvitav pakkumine lausa. Aga üks on puudu. Aga kuna te mängite selle võrra hästi, siis 600 eurot reedese päeva puhul. Kes teenib endale selle võrra unistusi ühe ainsa mingisuguse loomariigi esindajaga? Sealt on võimalik üles leida siis kasutades ainult neid tähti. Vaata, mille leiavad sinu silmad ülesse. Hallo, ilusad hommikut teile, kes te olete seal, Pauliini? Ma pakun hunt. Hunt, kontrollime üle, kas on hunt. Hea pakkumine, aga kahjuks ei olnud kriimsilm täna, mis meil, aga kirjutame hunt tahvlile. Kriimsilm ei olnud ümbrikus küll, aga mingi muu on. Mingi muu loomariigi esindaja on seal, mis on 650 eurot väärt. 650 eurot on väärt õige vastus. Üks on puudu. Kasutage neid tähti. Ainult neid tähti. Vastus on teil silme ees olemas, aga kes teist on kõige kärmem? Kes leiab kõige kiiremini ülesse? Anna palun endast kiirelt märku, kuna ainult esimesele, kes pakub õige vastuse. Mis seal vastus on ümbrikus küll olemas, kui ütled sina selle oma häälega siia võidustuudiosse, siis on 650 eurot sinu oma. Üks kõne on tarvis teha. Numbrile 9-00-10-20. Mängige veel viimast päeva, saan teie häält kuulda. Ja tõepoolest, mõned hääled on juba tuttavad. On tore, aitäh ilusate mängude eest, aga nüüd on kallid televatad 650 eurot. Auhinnafondis, kes teenib endale. Võitjad veel ei ole leitud, aga ehk leiame võitja sinust. Oled ühe kõne kaugusel. Ühe ainsa kõne kaugusel oled. Üks loomariigi esindaja kindla peale on võimalik üles leida. Mina leidsin sealt juba ühe ülesse. Ma olin kindel millegi pärast, et täna see on lehm, mida me otsime, aga ei olnud lehm. Lehm ta ei olnud, mingi muu. Hallo, ilusad hommikut. Kes seal, Pauliini, ja mis on õige vastus? Lõvi. Lõvi, sealt pakutakse lõvi. Kontrollime üle, kas on lõvi. Ei olnud kahjuks lõvi, mina arvasin juba, et aga kallid televatad, lõvi on hea loom. Tähtis selline. Aga 700 eurot auhinnafondi. Lõvi ta ei ole, hunt, leopard, vabandust. Kordame kõik valed vastused. Põder, gnuu, vähk, mäger, ilves, lehm, lendorav, hunt ja lõvi. See on minu tähtkuju siin, aga tegelikult on ka ju siin üks tähtkuju ja neid on kindlasti ka muid, aga ma ei tea, kas nendest tähtedest kokku saab. Kes aga saab kokku mingisuguse loomariigi esindaja, siis see võib olla just see vastus, mis on väärt 700 eurot. Ümbrikus olev õige vastus on väärt 700 eurot ja palju valesid vastuseid on juba tahvlil. Seega oled iga vale vastusega jõudnud ühe sammu lähemale, et leida just see õige loomariigi esindaja sealt ülesse. See, mis on väärt 700 eurot ja mis on seal ümbrikus olemas. Kes pakub mulle selle? 700 eurot. Teeni endale ühe ainsa kõnega. Ütle mulle palun vastutasuks üks loomariigi esindaja. Mille leiavad sinu silmad neid kasutades? Hallo, ilusad hommikut teile. Kes on õnnelik helistaja meil seal, Pauliini seekord? Tervist, olen Elari. Evari, mis te pakute meile? Elari. Mina pakun leopard. Leopard pakub Elari. Kontrollime kohe üles. Leopard. Ilus nimi teil ja ilus pakkumine, aga kahjuks ei olnud täna leopard. Proovige uuesti. Leopard. 750 eurot. Kas meeldib teile? Kui pakub huvi, siis tuleb vaadata vastus. Vaata palun sealt. Kes vaatab esimesena, leiab üles sealt selle õige vastuse ja kui võtad ka telefoni välja, teed ühe kõne siia. Kui see on just see, mida meie otsime, ehk õige vastus ümbrikus olev vastus. Käin välja sulle ühe kõne eest 750 eurot. Ilusat reedet teile igal juhul, aga kellegil on rohkem rahas ära. Ühel ainsal helistajal on 750 eurot peatselt. Laristamiseks suvel kas või pontsikuid, soorikuid, jäätist, kõike head osta.
midagi targemat ka teha, ma loodan. Aga 750 eurot selle nimel tuleb vaeva näha ja vaadata siis neid tähti. Endiselt on teie oma auhinnafond veel seal ootamas. Kellel on aga see vastus, mis ei ole põder, knuu, vähk, mäger, ilves, lehm, lendorav, hunt, lõvi ega leopard? Üks on veel seal peidus. Üks helistaja on veel puudu. Kes ütleb mulle õige vastuse? Hallo, ilusat hommikut teile. Kes meil on õnnelik helistaja sealpool liini seekord? Olen Olga. Ja vastus teil on ka õige, ma loodan. Mis te pakute? Madu. Madu, hea pakkumine, mõtlesite laiemalt, aga täna ei olnud madu, aga hea, et mõtlesite laiemalt. Alati võib mõelda laiemalt. Madu, kirjutame ka siia. Kallid televaatajad, samas ka lisame raha siia auhinnafondi. 800 eurot on seega juba nüüd kellegi rahakoti vahel peatselt priskendamas sinu elu. Vähk ta ei ole. Kindlasti mitte mäger, ta ei ole ka ilves ega knuu, põder ka mitte, lehm ega lendorav, hunt ega lõvi, ega madu ega leopard ka mitte. Üks on puudu. Ärge palun neid pakkuge, mis on tahvlil, nende eest raha välja ei käi, küll aga käin raha välja eest selle õige vastus ümbrikus olevase vastuse eest. Ole aga sina see, kes teab seda vastust mulle öelda ja keegi on liinipidi ühenduses. Hallo, ilusat hommikut, kes te olete ja mis on õige vastus? Pakume karu. Karu! Huvitavad karupalud jõudnud veel siia. Kontrollime üle. Aga kahjuks ei olnud õige vastus, kurbusega pean ütlema, aga kirjutame karu siia, mahub veel. Suur karu. 850 eurot on laekunud juba auhinnafondi, mis seal toimub. Mina panen happy heilu pähe, igaks juhuks läheb. Köetakse stuudiot juba selle võrra, et rahasära on nüüd 850 eurot. Ärge siis kasutage neid vastuseid, mis on jõudnud juba tahvlile, aga õige vastus seal ümbrikus on peidus. Sinu silmad, kes keskendub piisavalt hästi, leiab ülesse. Sinu kuningasilm leiab ülesse sealt ühe vastuse, mis veel ei ole jõudnud tahvlile, seega täiesti võimalik, et see on just see õige vastus. Palun arvake ära, mis on ümbrikus. Ma soovin selle portsu summasid välja jagada, kuna on viimane TV3 võidustuudio. Nüüd on tarvis sind, kallis televaatajad, saada siia liinile, kui sul on mingi vastus. Ilma vastuseta pole mõtet helistada, aga kui on vastus leitud mingisugune loomariigi esindaja, ainult neid tähti kasutades, kui on võimalik üles leida, seda veel ei ole tahvlil. Ja kui sa arvad, et sinu vastus on vale, et mida ma ikka helistan, kust sa tead? Ainult helistades selgub see asi ja keegi kuulab sõna seal. Hallo, ilusat hommikut, kes meil on seal õnnelik helistaja? Mis on meie õige vastus? Kas sa ütlesid mulle? No nii, kontrollime üle, kas on Kas on Ei olnud kahjuks aga hea. Ahvipärdik on ka tore loom. Endale päris ei tahaks, aga 900 eurot tahaks küll endale, aga kallid televaatajad, teil on võimalik võita see endale. Üheainsa kõnega, üks ainukene helistaja. Kes oled see sina, kellel on pakkuda üks loomariigi esindaja? Veel on seal peidus see õige vastus. Endiselt on teil silmees. Vastus on silmees, aga kes leiab selle ülesse sealt? Kes leiab ja kes pakub sellega siia võidustuudiosse? Palju vastuseid on teil juba ette öeldud siia soravalt, aga ükski pole õige. Ja korduvalt ei ole ka midagi pakutud. Tublid olete, kallid televaatajad, mängige veel, hoidke mänguvaim sees, kuna ümbrik on tarvis lahti kiskuda ja sind, kallis televaataja, ka premeerida ole meie 900 eurone võitja. Hallo, ilusat hommikut, kes te olete liinil ja mis on õige vastus? Jänku-pänku. Jänes, kontrollime. Ei olnud kahjuks Jänes, aga aitäh vastuse eest. Jänes on tavaliselt selline, mida võiks arvata, et võlume mütsist välja, nii ka ümbrikust. Aga kallid televaatajad, kuna teie mängite selle võrra hästi, siis produktsioon otsustas 950 eurot sinna auhinnafondi. Kergitasime järjekordselt, nii et nüüd, kui pakub huvi 950 eurot, siis loodan, et oled vähemalt 18 aasta võrra noor või vana. Tead ka, et tegu on tasulise numbriga ja kõige tähtsam, et sul on ka vastus olemas. Mingisugune vastus, mis ei ole põder, knuu, vähk, mäger, ilves, lehm, lendorav hunt, lõvi, leopard, madu, karu, ahv või jänes. Mingi muu. Kes teab?
Hallo, keegi teab öelda vastust, kes on sealpool liini ja mis on see vastus? Tere hommikut. Tere. Hallo, kuuldel olen. Võidustuudio Kadi siinpool liini. Kala. Pakutakse välja. No ma nii loodan, et see on kala, aga vaatame, kas see on kala. Sulla-mulla, kas on kala õige vastus? Ei olnud kahjuks kala, aga hea pakkumine ja tasubki laiemalt mõelda. Nüüd oli aga kala, mis jõudis tahvlile, kuigi oli vale vastus, aga hästi mängite teie. Väga hästi mängite täna. Ja selle puhul käime 1000 eurot välja. 1, 0, 0, 0. 4-kohaline number, kellel mahub rahakoti vahel ära. Ma tean, et see läheb keeruliseks asi, kuna vastuse variante on vähemaks jäänud. Aga nüüd teeme niimoodi, et iga uus idee on väärt 20 eurot. Ehk järgmine helistaja, kui sina helistad meile, kui pakud vale vastuse, mis veel ei ole jõudnud tahvlile, pead ka selle puhul kasutama ainult neid tähti. Siis on 20 eurot sinu puhul. Ehk järgmine helistaja, kes pakub vale vastuse, teenib 20 eurot ja kui vastus on õige, see on seal ümbrikus olemas, siis on 1000 eurot sinu oma. Järgmine helistaja võidab halvimal juhul 20 eurot, parimal juhul 1000 eurot. Mõlemal juhul on tarvis kasutada ainult neid tähti, kas või korduvalt. Korduvalt võite ka välja valida 9, 0, 0, 10, 20 peasid liinile saate. Ja oma vastuse soravalt ette ütlete. Üks helistajatest teist kallid, keegi võidab 1000 eurot. Üks vastus on tarvis, üks vastus on puudu ja see on ümbrikus peidus nii kaua, kui sina ütled mulle selle vastuse. Mitte midagi kaotada pole, võita on võimalik halvimal juhul 20 eurot ja parimal juhul 1000 eurot. Kes aga teenib selle ära? Põnevaks läks asi. Ja pidage meeles, et uus idee tähendab siis valet vastust, mis ei ole veel tahvlile jõudnud. €1000, kes nopib selle endale? Päris noppides enda omaks ei tule, aga helistades kindlasti, kui sul on õige vastus olemas ja vanust on ka. Elukogemust vähemalt 18 aasta võrra. Lapsed võivad kaasa mängida, neid klotsi tulebki vaadata kas või terve perega, aga otsused teevad ainult täisealised ja kõned ka ainult täiskasvanud. Seega, kallistele vaataja, ootan, kes võidab endale meie auhinnafondi. Sinna on laekunud 1000 eurot, harukordselt suur summa, aga harukordselt viimane saade on ka TV3-st täna. Täna tasub veel võita, täna on aega mängida. Veel hetk on aega mängida. Õige vastus endiselt puudu. Iga vale vastus on üks samm lähemale sinu võidule ja meil on puudu ainult üks kõne. Kas oled see sina, kes teeb selle võidukõne täna? 30. mail aastal 2025. 1000 eurot on auhinnafondis ja kelle raha see on? Ometigi minu oma ta ei ole. Kellegi oma, kes helistab. Kelle häält kuulen? Ja kellel on õige vastus? Hallo, ilusat hommikut, tere hommikust, kes on seal pool liini ja mis on õige vastus? Proovun uuesti. No nii. Pakun eesel. Eesel, kontrollime üle kõigepealt. Eesel. 20 eurot teile selle puhul, palju õnne. Eesel jõuab harukordselt harva meil siia tahvlil, aga täna jõudis ja sellega teenisid. Vale vastus oli väärt 20 eurot, palju õnne. Ja teie pakkusite siis uuesti ja näed, nüüd tasus pakkuda. 20 eurot sai välja jagatud. Tore, mulle meeldib. Peaasi 20 eurot liigub, aga sooviksin liigutada seda summat siit sinu poole teele saata, kellele pakin päikest kaasa rahas ära 1000 euro võrra. Kes pakub mulle selle õige vastuse? Kasutage palun ainult neid tähti, mitte midagi pole kaotada. Otsus tuleb langetada nüüd, vastus üles leida ja kõne tuleb ka kohe kärmelt teha siia võidustuudiosse. Ootan kallistele vaataja siin numbrile 9 0 10 20. Vähemalt üks kõne. Arvake ära, mis on meil õige vastus ümbrikus ja vähemalt üks kõne tasub teha. Kui pole kunagi varem helistanud, siis pidage meeles, et täna on meil TV3 viimane hommikusaade siin siis võidustuudiot. Nii et nüüd, kes oled meie viimane võitja? Tegelikult võib-olla eelviimane, kui 1000 eurot jagame välja järgmise vastuse puhul, me jõuame ju uue mängu veel peale käia. Lahendame nüüd kiirelt. Ma loodan, et me jõuame uue mänguga peale käia, aga siis on mul vaja teie abi. Siis on vaja mul teie abi. Keegi peab ära lahendama, mis seal ümbrikus on peidus. Kellele käin välja 1000 eurot? Ainult kellegile, kes helistab. Hallo, kes on hea, tore helistaja meil seal pool liini ja mis on meie õige hea vastus? Hallo, kas te kuulete? Jaa. Kes te olete ja mis on meie õige vastus? Hobune. Vaatame, kas kappab koos hobusega 1000 eurot teile. Ei, aga 20 eurot ikkagi. See oli hea pakkumine. See oli neid tähti kasutades võimalik üles leida ja hobune. Kirjutame hobune siia.
hobune on tahvlil, aga ekraanil on 1000 eurot. Seega see tähendab seda, et üks õige vastus on veel puudu. See õige vastus, ma loodan kuulda seda sinu suust liini pidi võidustuudios. Kes ütleb õige loomariigi esindaja, mis on ümbrikus peidus, siis on 1000 eurot sinu oma. Kaotada pole mitte miskit, 20 eurot on igal juhul, kui sul on uus idee. Uus idee tähendab valet vastust, mis ei ole veel jõudnud tahvlile. Hallo, kas meil on keegi liinil juba? Hallo. Ennustasin ette. Kes on meil liinil sealpool seekord ja mis on õige vastus teada? Rott. Rott. Kontrollime üle, kas on rott. 20 eurot teile roti puhul. Kas oleksite uskunud, et rotiga teenisite täna hommikul endale 20 eurot? Rott. Tegelikult mahub see mulle siia ka veel. Ma ju ei tea, kas mul on vaja juurde ruumi. Ma kordan valed vastused. Põdergnuu, vähkmäger, ilves lehm, lendorav hunt, lõvi leopard, madukaru, ahvjänes, kala, eesel, rott ja hobune. Need on siis valed vastused. Teeme natukene lihtsamaks asja. Teeme lihtsamaks. Mõelge sellest hetkest alates ainult 4-tähelistele loomariigi esindajatele. Selle võrra lihtsaks tegin asja. 4 tähte on õiges vastuses. Nii, 4 joont. 1, 2, 3 ja 4. 4 joont tähendab, oi, siit ei saa arugi, mitu joont on. No, teeme natukene selgemaks jooned. 4 tähte seal on. Kordame 4-tähelised. Gnuu, vähk, lehm, hunt, lõvi, madu, karu, kala. Need on 4-tähelised küll, aga need osutusid valedeks vastusteks. Seega mingi muu loomariigi esindaja, mis ei ole just eelnevalt mainitud ükski neist, aga 4 tähte olgu siis selles õiges vastuses. Üks selline on kindla peale olemas ja keegi kindla peale leiab ülesse, kui piisavalt pingutad elus, siis saada hakkama kõigega, nii ka selle ülesandega. 1000 eurot ühe kõnega. Viimane hommik võimalik mängida. Päeval mängime 2-3 küll. Ma loodan, et näeme siis seal ka, oleks väga tore. Aga nüüd lahendame 1000 eurot väärt küsimuse. Halvimal juhul 20. Kes ütleb mulle loomariigi esindaja, milles on 4 tähte? Teen nüüd tähed natuke, või tähendab jooned. 4 tükki, 4 tähte, kallistele vaata, võta sealt 4 tähte välja. Kirjuta paberile variante ja telefon kätte võtnud keegi sealt, tubli helistaja. Hallo, kes meil liinil on ja mis on õige vastus? Mis on õige vastus või? Jaa, sooviksin. Ma ütlen kon. Kon on 4 tähega vähemalt. Kontrollime üle. 20 eurot teile. Õige vastus ta ei ole, aga palju õnne. Uus idee on ta ikkagi. Teenisite endale konnaga 20 eurot. Konn, kus juures ma ei mäleta, kas see on jõudnud varasemalt meie saatesse. Nüüd jõudis. Konnad on armsad ka, nagu kõik loomad. Aga kallitele vaata, et endiselt 4 tähte on seal veel peidus. 4 tähte on kuidagi moodi, tagurpidi, sigri, migri, segamini. Kes kirjutab õigesse järjestikku need paberile? Kirjuta kas või mitu varianti ja jälgi tahvlit. Ärge neid vastuseid pakkuge, kuna nende vastuste puhul ei saa ma uue idee eest raha välja käia ja ometigi mitte päris auhinnafondi. Auhinnafondis on 1000 eurot ja see on see vastus, mis on seal. Hallo, kes on meil õige helistaja õige vastusega liinil, ma loodan? Tere hommikut, ma panen madu või? Madu on tahvlil. Kahju. Kordame veel 4-tähelised. Kordame gnuu, vähk, lehm, hunt, lõvi, madu, karu, kala, rott, konn. Need on nüüd 4-tähelised. Ärge neid pakkuge. Mingi muu loomariigi esindaja, mida ma täna veel kuulnud pole siin saates, milles on täpselt 4 tähte olemas.
kelle häälega kuulen selle õige vastuse ette, kelle vastuse puhul kisun ümbrika lahti. Kallis televaataja, siis võin tõdeda, et sina oled võitnud endale 1000 eurot, kui oled helistajatest see, kes ütleb selle mulle. Hallo, kes on meil tore helistaja seal pool liinil täna? Tiiu Piiritalt. Tiiu? Ja pakun siga. Siga kontrollimine, kas on siga? Jaa. 20 eurot teeniste seaga. Kas oleksite uskunud? Täna oli see päev. Siga kotis ei olnud ka ümbrikus, aga siga, mul nii meeldivad sead. Ühed parimad loomad. Nii armsad. Aga teeme niimoodi, et patsutame siia raha juurde. 30 eurot siia niimoodi. Miinimum summaks 30 eurot, kas teile kõlbab? Kui kõlbab, siis kõlbaks minule üks väike vastus. 4-täheline nimelt, väike vastus selles mõttes. Üks 4-täheline loomariigi esindaja, mille leiavad sinu silmad neid tähti kasutades ülesse? Tasub helistada kohe kiirelt 9001020, kuna 1000 eurot on auhinnafondis ja ainult üks teist helistates selle teenib endale. Kui on vastus leitud, mis veel ei ole jõudnud tahvlile, see on 4-täheline. Palun võta kiirelt telefon kätte. Viimane võimalus võita 9001020 numbrilt. Keegi võitku, ma tõepoolest suurim soov oleks, et keegi nüüd täna võidaks. Viimane hommiku saade meil võidustuudiot, aga me aitame teid, kuna me tahame võitjat. Nii, kallid televaatajad, siia ilmus suur vihje. Lindloom on see, millega on tegu. Otsime lindlooma, 4-tähelist lindlooma. Kas meil on selliseid? Vaatame. Meil ei ole ühtegi sellist vastust tahvlil, nii et tahvlit ei ole tarvis vaadata. Tahvli võime ära unustada sellest hetkest alates. 1000 eurot väärt on üks loomariigi esindaja, mis on lindloom. Lindloom, 4-täheline. Üks ta puha, mis lindloom 4-täheline, kui leiad üles, siis on arvatavasti see just see, mida meie täna otsime, mis on 1000 eurot väärt. Siis tasub kindla peale kohe kiirelt helistada ehk välja valida 9001020. Jõua meie võidustuudio otse-eetri liinile esimesena. Paku välja see loomariigi esindaja ehk lind, 4-täheline. Neid tähti kasutades võite ka korduvalt tähed kasutusele võtta. Aga peaasilt on vastus ainult nendest tähtedest koosnev. See on väärt 1000 eurot see üks kõne. Teed nüüd langetad otsused, helistad ja hiljem naudid rahast. Kas või terve suve jagu. Kes aga ütleb mulle selle vastuse? Kes on meie tänane peaauhinnafondi võitja? Võite ka korduvalt võita sama saate jooksul. Kui võidad nüüd 1000 eurot, me jõuaksime veel uue mängu peale käia. Arvake palun ära. Seda üllatust ikka aeg-ajalt juhtub, et keegi keset saadet nii 1-2 ütleb, aga nüüd ma tõesti loodan. Kuna nüüd on viimane TV3 võidustuudio saade käimas, siis kellegile soovin selle puhul 1000 eurot välja jagada. Siis on meeldejäädavam saadega nii sinul kui ka minul, kui ka kõigil. Aga 1000 eurot, kes seda jahib, oleneb, kes helistab. Kui on vanust, sinul vähemalt 18 aasta võrra, tead, et tegu on tasulise numbriga, siis palun helista vähemalt üks ainukene kõne. Kui pole kunagi varem helistanud, siis proovi täna, kas on võimalik võita. Arvad, kellegil on ühe ainsa kõnega võimalik võita 1000 eurot. Lindloom, neid tähti tuleb kasutada 4 võrra. 4 tähte kokku. Korduvalt võite küll kasutada, aga õige vastus peab mahtuma siia nendest tähtedest. Lindloom on see siis, mida meie otsime. Lind, otsi lindu, mis algab K tähega. 4-täheline. Ei, ma ei tea ju, mis tähed. Seal on mitu tähte. Ei tea. Ärge kuulake mind alati. Vaadake alati, mis siin toimub. Uus idee on 30 eurot, lind on loom. Mina võin oma arvamisi pakkuda siin, aga mina 1000 eurot võita või. Ja tavaliselt ma ühe korra olen vastuse arvanud ära. Aga arva ära sina, sinul on võimalik võita. 4 tähte on kokku, millised tähed ei oska öelda. Mingisugused tähed. 4 tükki tuleb sealt välja võtta. Mingi täht võib-olla ka korduvalt ei oska öelda. Mina vastust ei tea, mis seal on, mina ei oska öelda. Aga ma tean selle võrra, et produktsioon reetis ette, et see on lind. Ja et 4 tähte on kokku. Ja seda me oleme teadnud alguses saati, et need on nendest tähtedest koosnev on siis see vastus. Ühtegi sellist vastust ei ole tahvlil, mis võiks sobida meie ülesandega nüüd, kui me oleme reetnud, et see on lind, mida me otsime. Nii et kõik
vastused, mis on üles leitud, see üks ainukene on puudu. Anna endast märku, hallo, kes on seal pool liini, õnnelik helistaja meil ja kas meil on nüüd õige vastus? Pakun kurg. Kurg, kontrollime üle, seal on 4 tähte vähemalt olemas. 30 eurot teile, kurg ei olnud täna. Kurg ei olnud täna ümbrikus, aga kurega teeniti 30 eurot. Kirjutame kurg siia. Nüüd on kallid, sealt ei saa aru. Teeme niimoodi, et miinimum on 40 eurot ja ainukene vastus, mis sobiks siia, on kurg. Kui ta ei ole kurg, siis mis on veel alles jäänud sinna? 1 4-täheline lind, loom on sinna püramiidi, nendesse klotsidesse ära peidetud. Sigri-migri, võta välja sealt 4 tähte, paigalda siia ekraanile, siis võta telefon kätte, ütle mulle liinipidi ette. Otse-eetrisse 9-0-0-10-20. Millise linnu 4-tähelise leidsid sina sealt, mis ei ole kurg? Kes võidab endale ühe ainsa kõnega 1000 eurot ühe ainsa linnuga? Linnud on väga kallid maailmas niigi, aga nüüd selle mängu puhul on 1000 eurot. Iga lind peaks olema väärt vähemalt 1000 eurot maailmas. Linnud on tähtsad. Aga nüüd on ka tähtis ta sinu rahakoti vahele, kui tahad 1000 eurot meelitada, siis ütle palun mulle sina see vastus. 4 tähte, lind, loom ja tähed on teil silme ees. Õige vastus on silme ees. Keegi aga leiab esimesena üles ja kui sa leiad esimesena üles, kui te ei ütle meil liinipidi seda, siis keegi teine ütleb enne sind ja võidab endale 1000 eurot. Kas siis on tore kurta tagantjärgi? Ei ole. Nüüd tuleb telefon kätte võtta ja välja valida viimasel korral veel 9-0-0-10-20. Homme seda võimalust enam ei ole. Täna on viimast korda. Ei ole ka järgmine nädal enam seda võimalust. Ainult täna. Oi, aitäh, suur aitäh hea saate eest teile ja väga hästi olete vastanud, väga hästi olete mänginud ja mängu vaimu sees hoidnud, aga nüüd on vastus puudu veel. Ümbrikus on veel üks vastus. Üks õige vastus on ümbrikus peidus, see ei ole kurg. Kurg ta ei ole, aga üks loomariigi esindaja on veel võimalik leida. Ainult kurg on ette pakutud siia võidustuudioliinile. Kõik muud vastuse variandid, kui on tegu linnuga ja seal on 4 tähte, siis on, ma loodan, südamest loodan, et just sinul see õige vastus teada. Kellel on vastus, kellel on vanust 18 aasta võrra ja kellel on tarvis 1000 eurot. Viimane võimalus võita kallid televat. Kell tiksub püüdes päeva kinni ja see on nüüd viimane päev. Nüüd saan viimast korda öelda siis täna seda, et kell tiksub püüdes päeva kinni. Tõsi, aga 1000 eurot on ka tõsi, et tarvis välja jagada. Soov vähemalt. Kui sinul on soov võita, siis oled ühe ainsa kõne kaugusel. Kui kellegil on mingi pakkumine, siis palun anna endast märku. Ainult vastusest ei piisa. Seal on üks veel olemas, üks loomariigi esindaja, mis on lind. Lind on peidus 4-täheline seal. Kes aga leiab selle ülesse? Kes aga ütleb selle mulle? Liini pidi ette 4-täheline lindloom on puudu, mis ei ole kurg. Kes oled sina, kes annad endast märku, kes võidad endale, palju seal on raha? 1000 eurot. Keskendu ja võida. Nüüd tuleb keskenduda viimased hetked, et viimane hommik, kui sul on tarvis nii palju keskenduda kui nüüd. See on täna kätte jõudnud. Nüüd see hetk on see, kui nüüd tuleb keskenduda ja otsused langetada. Viimast korda. TV3 võidustuudio. Meil on siin auhinnafondist 1000 eurot, kuulutus 1000 eurot, aga kes võtab selle endamaks, kes teenib? Hallo, kes on õnnelik helistaja seal pool liini seekord? Kull. Kas on kull ümbrikus? Kontrollime üle. 40 eurot on kull väärt. Kulliga teenisite endale 40 eurot. Aga 1000 eurot on endiselt auhinnafondis ja üks on puudu, üks lind. Kull kirjutame tahvlile. Kallid televaatajad, 50 eurot on miinimum. Meil on nüüd kurg ja kull on jõudnud tahvlile. Vastus on puudu, õige veel. Kes oleks see, kes ütleb? Üks on veel puudu.
Kurega ei teeni sa midagi, kulliga ei teeni sa ka midagi, aga üks loomariigi esindaja, vaadake veel, see on kala. Ei tähendab lind. Ma olen väsinud juba. Lind on, mida me otsime. Kurg ta ei ole, kull ta ei ole. Aga üks vastus, mis on puudu, on väärt 1000 eurot. Üks ainukene helistaja, üks ainukene kõne, kes teeb selle. Kasutage siis ainult neid ilusat värvi siniseid tähti, kusjuures üks ilusamaid värve maailmas. Aga kes leiab sealt neid tähti kasutades selle 1000 eurose vastuse? Kas ma näitan teile ümbriku ette? Ärme nii tee, vaid palun võta telefon kätte, kui sul on üks lind leitud seal. Kui seal on sinu arust üks lind olemas, seal kindla peal on, aga kui su silmad leiavad ülesse, oma silm on kuningas, oma hääl on kuningas, selle saate pulga. Teeme asja lihtsamaks. Punane marker kätte. Näitame esimese tähe. Meie lind algab tähega. No nii, esimene täht on R. R-tähega algab meie lind. Nii, mis linde meil on nüüd siis 4-tähelisi? Tuletage meelde, vaadake kas või bioloogia õpikut. Peaasi, et on üks lind leitud. 4-täheline, mis algab R-tähega. Nüüdsest hetkest alates, nii ka uus idee on siis, nõuab esimest tähte. R-täheks just. Esimene täht peab olema R. 4 tähte peab kokku olema. 3 tähte. Kisu sealt välja 3 tähte. Paigalda need sinna ja võtta telefon kätte. Sinna tuleb toksida 9001020. Kiirelt ette öelda, mis on see vastus. Ja rahakott lahti teha ja öelda endale aitäh. Õla peale ka patsutada. Viimane 1000 eurot jagan sinule välja, kui ütled mulle õige vastuse. Kes ütleb, kes teab? Kui sa ei tea, siis pole mõtet helistada, aga tasub ju vaadata ometigi. Tasub vaadata vastus valmis ja vaadata, et akut on ka telefonis. Siis 9001020. Kas me näitame ette selle vastuse või tegutseme veel? Milline lind algab R-tähega? Üks lind algab kindla peale R-tähega. See, mida meie täna otsime ja see, mis on õige vastus ümbrikust peidus, seal on R-täht, esimene täht. Kokku on tähti 4. Neid tähti tasub kasutada, mitte ei tasu, vaid tuleb kasutada. Ja kui soovid võita, siis tuleb ka välja valida 9001020. Ainult helistades võite võita. Ainult vastust teades tasub helistada. Viimased hetked on mängida kallitele, vaata nüüd on asjaga kiire ja ümbrik on tarvis lahti kiskuda ja sinu häält pole ma veel kuulnud koos õige vastusega. Oled sa siis varasemalt täna juba helistanud või esmakordselt täna üleüldse helistad, siis täna paneme oskused proovile viimane kord. TV6 mängime 2-3, aga nüüd on viimane hommikusaade kätte jõudnud. Aitäh teile kallid TV3 televaatajad. Õnneks tuleb häid saateid kanalilt nagunii. Vaadake neid siis edasi, aga meie ütleme aitäh. Aga sina ütled peatselt aitäh endale, kui teenid 1000 eurot ühe ainsa kõnega. Põnevaks läheb elu. Kellegi elu läheb 1000 euro võrra põnevamaks. Lust ja lillepidu saab olema, unistusi selle võrra rohkem. Aga kuna ma soovin kindla peale võitjat siia stuudiosse peatselt, siis järgmine täht on teine täht on vaadake siia R-ä. Mis lind algab? Rä. Kas nüüd on asi selge? Kas nüüd on selge? Kas on teada vastus? Kui on vastus teada, siis ma loodan, et tead ka meie telefoninumbrit. Kui ei tea, vaata siia 9001020 tasub kohe välja valida. Kui jõuad esimesena liinile, kellel on selline vastus, mis algab R-tähega, teine täht on Ä ja ülejäänud 2 tähte on võimalik veel neid tähti kasutades üles leida. Võta kisu sealt, tähendab siit poolt kisu siia. 2 tähte on puudu. Rä. Mis on rä algav lind? R-ä. Kes teab öelda õiget vastust, kallis televaataja? Sinule võin viimast korda veel hommikul öelda siin TV3-s palju õnne.
oled tublisti mänginud, kõik te olete tublisti mänginud ja olete tublid kindla peale. Pidage hoolt nii endast kui ka teistest ja loodusest ka elu lõpuni nii. Aga 1000 eurot teeni nüüd sellel hetkel. Vaata, et sul on akud telefonis ja vastus valmis. Suundama kõne aga siia ja hakka võitma. Alustame õige vastusega, kes teab ette öelda. Ainult ühele helistajates saan 1000 eurot välja käia ja nüüd tuleb tegutseda, kui jääd hiljaks. Ära palun kurda, nüüd tuleb tegutseda. Keegi, ma loodan, et rehkendas välja, mis on see 4-täheline lindloom, mis meil on puudu. R-täht on esimene, Ä-täht on teine ja 2 ülejäänud tähte on veel siin klotsides, püramiidis, ilusad värvides tähtedes võimalik üles leida, mitte võimalik, vaid saadki üles leitud. Saad sellega hakkama, keskendu. Aega pikalt ei ole, mänguaeg saab läbi, kuna kell püüab juba päeva kinni. Mis meil on ümbrikus? Mis loomariigi esindaja küll võiks olla ümbrikus? Kes võidab endale 1000 eurot? See võid olla sina täna. 30. mail aastal 2025 võida endale 1000 eurot. Mul on tarvis ühte võitjat enne kui lahkun siit stuudiost. Viimast korda tulen veel siis 2-3 TV6-ga teiega mängima. Olge seal ka, aga mis on see lind? R-täht on esimene, Ä-täht on teine. R. Mis on ülejäänud 2 tähte? Poolenisti on ette näidatud. Poolenisti on sul siis ka teada see, aga kui on vastus teada, siis on poolenisti võit välja teenitud. Ainult helistades võid võita. Seega, palun suundama kõne siia kiirelt. 9-0-0-10-20. Vähemalt ühe korra tasub helistada, aga korduvalt välja valides on paremad võimalused võimalik. Nii kallid televaatajad, minul lõppes kannatus otsa. Võtsin ümbriku kätte ja lehvitan sellega meeldetuletuseks, et see ümbrikus olev vastus, mis algab R-tähega, teine täht on Ä, on 1000 eurot väärt ja ühe ainsa kõnega soovin kuulda kellegi häält, kellel on see õige vastus teada. R-täht olgu esimene, Ä-täht teine ja palun kasutage ainult neid tähti. Võta sealt palun veel 2 tähte välja. Paigalda siia, loe soravalt mul ette ja tee rahakott vahele, kui rahakott lahti ja võta see raha endal sinna rahakoti vahele. 1000 eurot ühe ainsa kõnega on võimalik võita. See on siis tõepoolest viimane hommik, kui tasub veel pingutada. Võidustuudios rohkem pole tarvis hommikuti pingutada, aga nüüd tuleb küll kellegil välja teenida 1000 eurot. Ma nii loodan. Teil, kel on võimalus mängida, teil, kel on soov võitas endale, teie helistage palun. Kui on vanust 18 aasta võrra antud, siis palun vähemalt ühe korra täna. Pane oma oskused proovile, ma õnn ka. Ma loodan, et tal on väga õnnelik suvi tulemas. Nii ka see päev, nii ka nädalavahetus. Aga kellegi rahas ära 1000 eurot rohkem on võimalus välja jagada mul veel viimasest hommikusaatest. Võidustuudio ootab sind kallis televaataja. Mina vähemalt 1000 eurot teenis endale ühe ainsa kõnega. Kui sa tead või vähemalt arvad, et võib-olla tead seda vastust, siis ainult helistades võime selgitada. Selgub see, et kas see on siis õige vastus. Viimane võimalus võita 1000 eurot kallis televaataja. Siin on õige vastus ümbrik. Siin ta on sinu vastus. R-ä, esimesed tähed. R. Mis on R? 1000 eurot väärt. Kes teenib ühe linnuga endale 1000 eurot täna? Ma olen kindel, et kui sa võidad selle endale 1000 eurot, sa hakkad linde armastama veel rohkem, kes siis mul meeldib veel rohkem. Linnud on väga tähtsad tegelased. Aga nüüd palun ütle oma vastus kohe peatselt. Palun vali välja 9-0-10-20. Enne seda vaata see vastus. Vastus on tarvis olla ja kõnega tuleb teha, kui on soov võita. Kes on meie helistajatesse kõige osavam, kõige parema õnnega? Kõige suurema rahasäraga peatselt varustatud rahakott vähemalt 9-0-0-10-20. Ühel korral vähemalt tasub veel helistada, üks kord vähemalt. Mina ei oska rääkida ka raha, soovin välja lennutada. 1000 eurot. Siin ta on. 1000 eurot väärt vastus. Peatselt näitan ette, mis on siin ümbrikus. Ja siin ei ole ühtegi vastust tahvlil, mis sobiks siia. Tahvlit ei ole tarvis jälgida. Peaasi tead, et R-täht on esimene, Ä-täht on teine ja et 2 ülejäänud tähte tuleb nendest klotsidest püramiidist välja tirida. Kes võidab? Kes teenib endale? Häppi heilu pähe, siis on parem premeerida 1000 eurot kellegile,
Kes ütleb palun selle vastuse? Kisun kohe peatselt ümbriku lahti, näitan selle ette, aga palun enne seda ütle mulle sina liini pidi Võidustuudiosse otse-eetrisse ette 9.00.10.20. Ja kui küsin, kust oled pärit, kes oled sina, väga tore oleks kuulda, aga need on vabatahtlikud vastused. Ütled, kui soovid, kui ei soovi, pole vaja öelda, aga vastus on tarvis öelda. Üks lind, mis algab R-tähega ja teine täht on Ä. Kõik peab toimuma otse-eetris. Kes võidab endale peatselt, eetriaeg saab nüüd läbi kahjuks paraku küll, aga see on hea asi selles mõttes, et siis on võitja arvatavasti peatselt liinil. Olgu siis sul vastus mingisugune lind, mis algab R-tähega ja Ä-täht on teine. Ainult õige vastuse puhul saan premeeringu välja käia, nii et olge usinad. Vaadake bioloogiaõpikuid näiteks. Milliseid variante on meil seal? Milliseid linde meil on olemas maapalli peal? R-tähega algab 1, teine täht on Ä, 4 tähel on kokku 1 lindloom, mis on siin ümbrikus peidus. See on 1000 eurot väärt. Oi, kelle elu saab rahas ära rohkemaks? Kelle ellu mahub? Kellel on selle võrra unistusi 1000 euro võrra? Palun anna endast märku, oled ühe kõne kaugusel, et võita endale 1000 eurot ühe ainsa kõnega, ühe ainsa linnuga. Minutiline kell siia veel, kas me jõuame saada 3210 nüüd käima plõksti. Villase sokiga sai vähemalt käima, aga nüüd viimane minut käib ja 9.00.10.20 on endiselt meie telefoniliini tuntud number siis, aga vastus on ka üks olemas siin, aga sinu töö on ette öelda. Kui kisun ümbrike lahti sinu häält kuuldes, sinu vastus on siis õige, ma loodan nii. Kui on õige vastus olemas, on see 1000 eurot väärt. Võidad 1000 eurot endale järgmise kõnega, kui sul on olemas üks lind, mis algab R-tähega, teine täht on Ä ja 2 tähte oled leidnud veel lisalt. Korduvalt võite ka kasutada neid, aga asjaga on kiire, kuna 23 sekundit on kellas aega, siis selle aja sees ootan sinu kõnet numbrile 9.00.10.20. Üks helistaja, üks kõne, üks vastus. Keda ootan? Sind, kellel on tarvis 1000 eurot ja kes on 10 sekundi pärast siia liinile. Vähemalt enda valinud välja 9.00.10.20 telefonist välja. Aga kes valitakse kõikide registreeritud kõnede seast mulle siia, selgub kohe peatselt, kell on 0, aga nii kaua, kui ei ole helisenud stuudioliin, on sinul veel võimalus 9.00.10.20 välja valida. Oi. Kes on meie viimane võitja? Viimane hommikusaade TV6. Oi, mina kardan, et kukun pikali, teen siin pehmeks enda pea, aga nüüd, kallis televaataja, ära sina minesta, istu seal, võta telefon kätte, vaatad on akut ja ütle soravalt oma vastus. Lind, loom, mis algab R-tähega, teine täht on Ä. Alusta kohe oma vastusega, palun. Ma nii loodan, et sul on õige vastus, ma nii loodan. Oi, üks helistatest on see, kellel on vastus ja ma loodan, et see on õige. Kell on 0. Vastus on käes. Hakkan kiskuma lahti. Nii kaua, kui ole helisenud stuudioliin, on veel võimalus 9.00.10.20 välja valida. 1000 eurot on väärt see üks ainukene vastus. Ma ei saa ju lahkuda siit enne, kui sina helistad. Ütle palun vastus. Ütle palun. Viimast korda. Üks ainukene vastus on puudu. Kes võidab 1000 eurot endale ühe ainsa kõnega? Linnuga keegi võidab, ma loodan. Olgu sul õige vastus, ma nii loodan seda. Ja palun alustama vastusega. Loodan, et meil jääb aega edasi ka lobiseda. Kärmelt tasub tegutseda. 9.00.10.20 tasub välja valida veel ühel korral. Ehk on see just see võidukõne. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Keegi valitakse kohe nüüd ja saade saab läbi ja suur aitäh, kallid televaatajad, hommikusaadete eest TV3-s Võidustuudios. On olnud tore aega veeta teiega. Mõned hääled tõepoolest tuttavaks saanud, aga kelle häält kuulen viimast korda veel siin saates 2-3 mängime TV6 jälle. Näeme seal veel päris viimast korda, aga hommiku saade lõpeb nüüd. TV3 ja Võidustuudio ütleb aitäh ja kas saame 1000 eurot välja jagada? Ma loodan nii. Nüüd on tarvis tegutseda 9.00.10.20. Reede on kätte jõudnud 30. mai. Kelle kord on võita? Kell on 0 ja sinu häält soovin nüüd kuulda. Kelle häält? Mina juba närveerin siin, aga ma loodan, et sinul püsib telefon käes ja vastus tuleb kenasti soravalt suust välja. Hallo,
mis on meie õige vastus? Räht. Vabandust, öelge korra uuesti, korrake. Räht. Rähm pakuti välja, aga räts oli kahjuks, sellepärast ma palusin, et kordaksite. Aga pole midagi. 50 eurot võitsite ikkagi. Palju õnne, 50 eurot on sul. Ma ütlesin lind, R-Ä-N. Länd. Te pakkusite veelgi midagi muud. Okei, teiega võetakse ühendust peale saadet veel. Aga suur aitäh, kallid televaatajad ja 50 eurot, ma loodan, et läks. Näeme 2-3 TV6. Tšau-tšau! Ilusat päeva! Tšau-tšau! 2-3 TV6.